tulemast vaatajad, mina olen Anna, noorsootöötaja, Lähte noortekeskuse noorsootöötaja ja see on Keidi, Lähte noortekeskuse noor. Keidi, jutusta ennast paar sõnad. Ma käin Lähte ühisgümnaasiumis ja olen 14-aastane. Super. Sa päris sageli käid Lähte noortekeskusest ja ma sain teada, et sina tahad saada YouTuberiks tulevikus. Jah. Nii, kas sa mäletad, kuidas see mõte sulle tuli pähe? Kas sa nägid mingid videod, mis sind inspireerisid või oli midagi muud? No mind Kõik on korras? Pakkus huvi YouTuberite videod. Kas sul on mingid lemmikud YouTuberid ka, isoblogirid? Ja on näiteks Kailuscraft. Ja mida ta teeb, mis ta filmib? Ta filmib Minecrafti nagu videod, kuhu ta on lisanud horror moode. Kuidas siis see näeb välja? Ehk siis võrreldes tavalisega ta nagu mängib sellist, ta vahest kuuleb seal nagu hirmsaid ääri, mis ehmatavad teda ära ja seal tuleb vahest ka hirmsaid koletisi, mis võivad ta lihtsalt ära tappa seal. Kas see on tasuta või sa pead? Tasuta. Kas see on mingi eraldi programm, mida sa pead? See on nagu lihtsalt mingi installid mingi moodi Minecrafti ja siis sa lihtsalt lähed Minecrafti sisse ja see on olemas seal. Kas need moodid sa leiad internetist ka või? Internetist leiab ka neid. Sest kuidas mina saan aru, et nagu kui sa lähed tavalises poes, ostad need mängud, Minecraft on ainult tavaline Minecraft, et nagu kõik need asjad, mis sa räägid, see on vaja ainult internetis osta või lihtsalt laadida? See lihtsalt laed alla. Kas või sa proovisid ka Minecrafti mängida moodidega? Ma ise ei ole veel saanud, aga üritan proovida. Ja kas sa mängid üldse Minecrafti? Ja ma mängin Minecrafti väga palju. Kus sa mängid arvutis või? Arvutis. Aga telos? Telos mul ei ole Minecrafti. Ma lihtsalt kuulsin selline arvamus noortele, et nagu Minecrafti ei ole väga mugav mängida telos. Et see on nimelt nagu rohkem arvuti mäng, kas see on nii? Jaa, väga. Ja mis sulle kõige rohkem meeldib Minecrafti mängimises? Sest ma vaatasin, meil on noortekas sa teed PlayStation ja noored kõige rohkem mängivad nimelt see Minecrafti. Ja mina alati mõtlesin, et seal saab ainult midagi ehitada. See on nagu selline mäng, et sa lihtsalt ehitad, tuleb öö, tulevad need zombid ja kui sul on ehitanud maja, siis sa nagu päästad oma elu. Aga pärast ma sain teada noortes, et seal on mingi diamondid, sa pead midagi leida, seal on pärast mingi boss või dragon, kes tuleb, et nagu mingi süžet. Ehk siis, mis sulle kõige rohkem selles mängus meeldib? Mulle meeldib nagu leida seal teemandeid ja asju. See on nagu väga huvitav. Kas need diamondid väga lihtsalt leida või? Ei ole väga lihtne, see peab nagu maale hästi sügavale kaevama, et leida neid teemandeid. Aga kui sa sügavalt kaevad, siis seal on pime ju ja siis sa pead mingi tuli luua või? Jah. Kuidas see käib? Seda ma väga seletada ei oska, selleks on vaja ühte puu nagu pulka ja seda süsi. Ja siis on vaja crafting table'it. Kas mängus on kuskil kirjutanud, et need retseptid, mis on vaja, kui sa tahad midagi luua? Jaa, seal on kirjutatud. Aga ainult inglise keeles? Kas sul on väga tore inglise keel, et nagu sa väga hästi suhtled inglise keelega, kas need mängud, mida sa mängid, aitasid sulle ka arendada see inglise keele oskus? Jaa, peale seda, kui ma hakkasin mängima näiteks Robloxi, Minecrafti, vaatasin YouTube'i videoid, nüüd ma oskan palju paremini inglise keelt rääkida. Kas need YouTube'i videod sa vaatad ka inglise keeles? Aga kas oli niimoodi, et esimene kord, kui sa näiteks sind huvitas mingi mäng, sa hakkasid selle mängu kohta videoid vaatama ja siis oli näiteks esialgu natuke raske inglise keelt mõista ja siis pärast see inglise keel nagu arenes või sa kohe nagu said aru kõik, millest räägitud? No kui ma läks paremaks inglise keel. Ehk siis ma hakkasin nagu saama asjast aru, mida nad seal nagu mõtlevad.
seal räägitakse. aga koolis see aitab sul ka? jah. kas on veel mingid mängud, mida sa mängid? sa mainisid ka Roblox, kas sa võid selle mängust jutustada, mis mäng see on? Roblox on nagu siuke mäng, kus on nagu väga palju erinevaid mänge ja seal muidugi saab ise ka teha mänge. aga seal on nagu mingid suvakad player'id, kes ise ka mängivad seal, sa saad seal sõpru lisada, sa saad raha eest seal Robux'i osta, millega sa saad omale avatari teha ja mängudes ka osta näiteks ja seal on nagu palju erinevaid mänge. kas sa ostad päris raha eest või? no ma olen ostnud päris raha eest. et jaa, aga sa ütlesid, et saab erinevate inimestega mängida, ehk sa mõtled, et nagu isegi mitte ainult Eestis, vaid keegi kui maailmast teises riigis mängib Robloxi, siis ta võib ta koos mingil mapis olema või? jah, see on nagu, sa näiteks joinidki mingisse mängu, mingisse serverisse ja siis seal on lihtsalt nagu mingid suvakad inimesed. aga kas oma sõpradega te võite kuidagi koos liituda ühe mängu? jaa, sa saad nagu otsida Robloxi nime nagu kasutajas ja saad lihtsalt addida oma sõbraks Robloxis. aga mis mäng sulle rohkem meeldib, kas Minecraft või ikka Roblox? Minecraft. Miks? sellepärast, et seal on nagu, ma ei oska seletada, seal on nagu ägedamad need horror moodid ja värgid. Robloxis on lihtsalt erinevad mängud, seal sa kogu aeg mingi vahetad neid mänge ja nii. see ei ole nagu kõige huvitavam. kas on sul veel mingid mängid, mida sa mängid peale Minecrafti ja Robloxid? väga ei mängi mingit muud mängu. aga tahaksid, kas on mingid mängud, mis sa oled proovinud mängida, aga väga-väga tahad, et mingi mäng, millest sa oled kuulnud või? ei olnud. okei, aga kui me räägime sinu karjäärist, kui sa tahad Youtuberiks saada, millise žanris, et nagu mis nimel sa tahad filmida? nagu mis mõttes? et kui sa saad Youtuberiks, siis vaata, on need Youtuberid, kes näiteks näitavad oma makijaaži, vaata, kes filmivad, et nad lähevad kooli, kuidas nad panevad kokku oma seljaga, see on nagu vlog, selline žanr, aga mis sina tahad filmida nagu? ma tahan Minecraft horror moodidest filmida ja lihtsalt näiteks Minecraftis, kui ma mängin ja üleüldse näiteks horror mängudest. mis keeles sa tahaksid seda teha? Inglise keeles. Inglise keeles seda filmida. kuidas sa tunned, mis sul on vaja selle jaoks, et neid videod teha? millised asjad või mingi? kindlasti on vaja kaamerat, mikrofoni, arvutid ja mingeid äppe, kus sa saad teha neid nagu kujundada videosi. ja rohkem ma praegu ise ka ei tea, mida on vaja. kas need kaamerad on üsna kallid? vist ma ei tea, mina ei ole hinda vaadanud. aga kuidas sa tunned, kas praegu sul on 14 aastat vana, kas praegu sul on võimalus kuidagi natuke veidike alustada juba midagi Youtube'i panna? no praegu ma ei saa, sest mul praegu vanemad väga ei luba ja mul ei ole vajalik asja. okei, aga kui kujutame ette, et näiteks sul on juba kaamera, sul on juba mikrofon, sul on võib-olla juba isegi mingi oma stuudio, kus sa saad filmida, need videod teha, siis millest oleks sinu esimene video? Minecraftist. Minecraftist, kas tavaline Minecraft või see Minecraft, mille sa rääkisid, kus on need moodid ja need horror moodidega. okei, nii äge, aga kas ei ole nagu hirmus, et need mingid horrori, ma ei tea, kujundid ilmuvad siin mängus? see ongi nagu see, et kui sa teed videot, siis sa pead nagu seda hirmu näitama, et nendele, kes vaatavad, nendele meeldiks see video. ja siis neile nagu oleks huvitavam vaadata. kuidas sa arvad, mis on vaja veel teha, et sinu video oleks huvitavam, et sa ütlesid juba tegelikult, et sa ei ole nii, et sa lihtsalt mängid, vaid sa nagu näitad emotsioone, oma hirmu, kas peab veel olla midagi, et nagu... no sa võid näiteks videot kujundada, panna mingeid lisaasju või ja noh, jah.
aga see Youtuber, kas sul on lemmik Youtuber? ja Kailas Kraht ongi mu lemmik Youtuber. nii, miks ta sulle meeldib kõige rohkem, sest väga palju tegelikult teisi inimesi, kes teevad ka Minecrafti kohta erinevad video, miks nimelt ta sulle meeldib? sest mulle meeldivad need nagu videod, mis ta teeb ja kuidas ta nagu reageerib nendele või noh, kui ta mängib neid. kas ta karjub, kui ta... jaa. Ta karjub päriselt. ta on karjunud ja ta on isegi näiteks, kui ta nagu kasutab kõrvaklappe, kui ta nagu mängib horror moodidega, et kuulata, mis hääli tuleb. Ja siis kui tuleb mingi mega hirmus koht, siis ta lihtsalt viskab neid kõrvaklapid peast ära. Päriselt. Jaa, sest see... Ma igasti saan aru, et on ka selline plaan, et kui sina hakkad neid videofilmida, siis sa pead üksi kodus olema, et nagu kedagi teisi hirmutada, näiteks sugulasi või midagi. Okei, väga huvitav. Nii, aga kas ta kunagi ei filminud mingit tavaliselt videod, näiteks tavalise Minecraftiga, vaid ainult... Ta on filminud tavalisi ka. Ta on nagu ilma horrorite ta filminud. Lihtsalt näiteks hard moodidega või nii. Aga jutusta sellest ka, et praegu on väga see populaarne teema nagu ChatGPT ja need kõik AI asjad. Kas sa midagi kasutad sellest mängus või niisama koolis või midagi? Ma ei ole neid väga kasutanud. Kas sa kuulsid midagi sellest? ChatGPT-st või? Ma olen kuulnud, aga ma kasutan seda üsna harva. Aga see AI teema, sest ma tean, et AI vist ei tee mingi erinevaid mängud, aga ta teeb erinevaid pilte või siukesed... Ma ei kasuta väga AI-d, sest ma kasutan nagu pigem internetti. Tavaline internet sa võtad? Aga sinu mingi tuttavad, kuidas nad suhtuvad ChatGPT-sse, kas nad kasutavad või? Ma ei tea, ei kasuta vist. Kas sinu sõbrannad, nad mängivad ka Minecrafti, et see on või Robloxi rohkem? Et mis on praegu kõige populaarsem mäng noorte seas? Kuidas sulle tundub? Ma olen populaarne mäng noorte seas on pigem Roblox. Roblox, okei. Miks sa mõtled, miks sa arvad, et see on rohkem populaarne kui Minecraft? Sellepärast, et nagu seal on erinevaid mänge ja ma nagu tean üsna palju inimesi, kes mängivad Robloxi. Kas nende mängudel on ka mingi vanuse piir? Minu meelest nagu võib-olla Robloxis on mingi vanuse piir, aga seda ma veel täpselt ei tea. Ma ei ole vaata vanuse piirangust uurinud, sest mul ei ole vaata vaja seda. Ma olen juba 14 ja mul on suva. No kas need horrori Minecraftiga seal oli 18 või midagi? Ei ole mingi piirangut. Aga kas PlayStation, kuidas sellega on? Kas sul meeldib sellega mängida? Ma ei mängi PlayStationiga. Ma pigem mängin arvutis. Ma olen arvutis väga hea mängija. Olgu, okei. Ja tegelikult see on nii vahva, et sa oled noor, sul on 14, aga sa juba tead, et kelleks sa tahad saada, sul on juba konkreetne kindel unistus ja sa juba tead, et kes sulle meeldib, et keda sa, no kui sa vaatad mingid youtuberid või mis mängud sulle meeldib rohkem. Aga meil on see podcasti raames on ka selline traditsiooniline küsimus, et me küsime noorte käes seda, et mis neile meeldib kõige rohkem Tartu vallas, et lähtepiirkonnas ja kui sa oled Lähte noortekeskuse noor ja Lähte noor üldiselt, et kas on midagi, mis sulle meeldib kõige rohkem ja kas on midagi, mida sa tunned, et ei piisa, et sa tahaksid, et meie mänguväljak oleks näiteks Lähtel või midagi, et kas on midagi? Ma ei tea, minu meelest ei ole nagu midagi viga Lähtel. Lihtsalt see koolisöök on nagu... Nii, mis koolisöögiga on? See ei ole nagu piisav, see on nagu kogu aeg on mingi kartulsupp, see nii tütuks läheb. Okei, et nagu ei ole nii mitmekesine, mitmekülgne toit. Jah. Okei, aga kuidas sa tahaksid, et koolisööklus oleks?
tahaks iga päev mingi erinev toit, ei oleks kogu aeg mingi sama toitu. Võiks olla näiteks riis kanaga või nuudlid või mingit toitu. see kõlab üsna päris hästi, see on väga hea mõte, sest ma olen ka, ma ei saa nagu mitu päeva järjest sööma nagu sama toitu. Aga kas on midagi, mis sulle kõige rohkem meeldib äkki või kas on mingi koht, kus sul meeldib aega võtta või mingid, ma ei tea, konkreetselt midagi? No mulle meeldiks sõpradega lihtsalt lähtel hängida. Kus te tavaliselt aega vedate? Mängsaal noortekeskuses või nii. Aga kas te mängite koos ka mingid Minecrafti, sest ma tean, Minecraft saab kahekesi mängida. No Minecrafti me ei ole veel koos mänginud, aga Robloxi me mängime küll koos. Olgu. Ja kas nad tahavad ka saada YouTuberiks või see on? No näiteks üks mu sõper pakkus, et ta nagu tahab ka saada ja teine sõber üldse ütles, et ta tahab nagu minu videost osa võtta. Et nagu midagi teha kahekesi. Näiteks mingit, oled näinud, keegi on näiteks näinud videot, kus on nagu mitmekesi mängitakse ja siis üks teeb nagu video. Lihtsalt horrorid mängivad. Nii vahva. Isegi Kailuscraft on ka teinud siukest videot, kus ta mängib oma sõbraga kahekesti mingit horrorit. Ja kuidas sellega oli, nad karjusid siis kahekesi nüüd. Jah. Okei, see kõlab väga huvitav, et mina küll vaataksin sinu videot, kui esimene video tuleb, siis anna mulle vargu. Ma kohe panen like ja vaatan seda. Aga kas sa tahad ka populaarseks saada nende videoga, et nagu kõik teaksid, et vot on Keidi, kes teeb neid, et nagu populaarne bloger olla või lihtsalt enda jaoks filmida midagi? No mul lihtsalt tähtis nagu see, et inimestele meeldib mu video ja noh, nad nagu enjoy'ivad seda vaadata. Et sul on väga tähtis oma vaatajad, et see content, mida sa teed, need videod meeldisid neile ka. See on väga armas, see on küll väga armas. Kas sinu sõbrad ju teavad, et sa tahad YouTuberiks saada? Jah. Kas nad toetavad sind ka? Jaa, ikka. Isegi tahavad mu videotest osa võtta. Kas sinu jaoks on väga oluline, kui sa tunned, et on inimesed, kes nagu võtavad vastu sinu unistus ja räägivad, et vau, Keidi, davai, see on äge, me võtame osa ja nii edasi. Kas see toetab sind või? Jaa. Kas on tähtis ka sinu jaoks või? Ma ei oska öelda. Võib-olla mitte. Nii, väga äge. Aga ma arvan, et me võime selline sinu esimene episood täna lõpetada ja ma lõpetan seda ka ühe traditsiooniline küsimusega, et Keidi ütle, millest sina unistad praegu? No praegu ma unistan esiteks saada YouTuberiks ja teiseks saada omale mootorratas. Mootorratast? Jah. Okei, sa tahad? Ma tahan saada biker girliks. Mis see on? See ongi nagu, et sa sõidad motikaga ringi. Vau. No aga seda saab, ma arvan, et kui sul on 18 ja et need... Ja see loode tegemine on ka suht kallis. Aga sa teed, et sel suvel on juba võimalus noortele natuke raha teenida, need õpilasmaale vaatas, kas sa kuulsid sellest ka? Ja ma võtaks 2 osa, kui ma sinna saan midagi. Et sa juba väga ootad seda? Jah. Okei, Keidi, ma olen väga tänulik, et sa tuled, et sa jutustasid nendest mängudest, et see väga aitas mind ka kuidagi teise seisukohal seda vaadata. Ma olen kindel, et sina saad tulevikus YouTuberiks, sul on juba kindel tee, sa tead, mida sa tahad, sa tead, millised videod sa tahad. Aga mida sa sooviksid teistele noortele, kes nagu ka mõtlevad sellest, et nad tahavad YouTuberiks saada, aga nad võib-olla natuke kardavad või natuke häbenevad seda, et mida sa ütleksid neile? No ma ütleksin, et lihtsalt mine oma unistuse poole ja ära karda. Super! See on päris väga hea nõu.
Aga mida sa ütleksid noortele, kes näiteks unistavad tüdruks saada, aga neil ei ole praegu toetust, et nagu sõbrad, kes ütleksid, et jaa, see on vahva idee või nagu vastupidi on inimesed, kes räägivad, YouTuber, see ei ole tõsine või midagi. Mis siis sellega saab teha, kuidas sulle tundub? Ma ei tea, pigem. Kas ikka minna unistuse poole või loobuda? Mine ikka unistuse poole, kui sa ise tahad seda. Sest mina ka lähen oma unistuse poole, kui ma tahan seda. No, ja see on väga tugev, sa oled väga tugev, et sa teed seda. Keidi, aitäh sulle. Ma väga loodan, et me veel kohtume sinuga järgmises episoodis. Kas sa tahad midagi öelda ka meie vaatajatele? Aitäh, et kuulasite ja vaatasite. Ja, aga see oli Tartu Valla Noorte podcast, teine episood, Keidi Tammik, YouTuber ja Anna, noorsootöötaja ja siis kohtume järgmises episoodis. Tšau!